Tere tulemast kuulama Culture Unseen'i podcasti 5. episoodi. Täna on üks väga eriline episood. Meie teemaks on Eesti suurima tehnoklubi lugu ja mis sellele saatuslikuks sai. Meiega on täna siin klubi hall asutajad Elena Natale ja Jaanus Koov. Tere tulemast! Tere! Kas me võiksime alustada samm enne halli? Maalige pilt, milline oli teie elu enne halli, enne kui see idee üldse teieni jõudis? Kus te pidutsesite, mis te tegite, mis oli elu enne? No, alustame nagu aasta enne halli, see võiks olla. No umbes, jah. Ups. Ja, ups helikopter. oli. Ja. Minul oli helikopter hästi palju. Ja. Aga põhjustatud 2 olidki. Ja siis meil oli see asi, et me hakkasime tegema nagu ise pidusi otsast palju nagu pikapäevarühma võtad. Ja see kõige kuulsam pikapäevarühma on ju, mis hakkas pihta ja siis sellest tuligi nagu hall on ju, et kuidagi inimesed tahtsid koos olla. Ja see oli päris huvitava, jah, et kui me hakkasime nagu liikuma, nii siis sellesse liikumisesse nagu ühenes ikkagi 100 inimesed, ma ütleks niimoodi vaikselt, et noh, kui sa arvestad, et me tegime seda meie nagu mingisugust privaatpidude seeriat, noh, ups oli ikkagi meil nagu kodu, ma ütleks niimoodi, ja siis sealt keegi kunagi nagu oma koju ei tahtunud pärast pidu. Ja siis... kellegi koju ikka maanduti ja siis ikka... Nii, ja siis oli muidugi Hugo, kes tegi oma seda mürki, on ju, see oli päris suur kogukond. Oli teisi ka, et ma arvan, et need, kes siis lõppeks nagu tegidki Island Soundi, et nendel oli nagu väga suur kogukond ja see mingi hetkel kõik olid koos. Ja siis me käisimegi koos ja siis tuligi nii, et selle samal aastal sündisid Hall ja Island Sound. Ja, et eks see tuleneb ikkagi mingisuguse lainega. Sveta sündis ka samal ajal. Ja Sveta sündis ka, ja tõesti, eks ole, et see oli jah selline aeg, et siis et inimestel oli mingi selline no see oli ikka väga positiivne aeg, ütleme nii. Ei olnud neid mossitajaid väga palju, vai neid ei olnud no judgments ja keegi ei arvanud kellegi teisest midagi halba, vaid just teistpidi. Ja. Ullikesed jõudis. Raha ei ole, teeme klubi. Ja, just. Praegu kujutaks ette, et jõudis, et see on tavaline millegipärast, et neid asju tehakse, et teeme ühe leivi kuskil. Ju leidsime ju ägeda maja, teeme ühe leivi. See oli nagu kogu aeg. Aga ma ei tea, kus see tuli, et teeme siis klubi hoopis. No tegelikult see mõte oli varem õhus. No seda ma mäletan, mina mäletan seda, et teeme klubi. Et see tuli seal Upsis, Aftekas, suitsutuas oli, me istusime. Ja siis see oli mingi selline hetk, et siis minu meelest Hugo ütles seda. Ja siis oligi see, et kuna ütleme, oligi see kolmik, siis oli nagu mina, kes nagu tegin, Jaanus, kes ehitas ja Hugo siis, mis ta tegi, suitsu tegi. Ei, tema oli see muusika inimene tegelikult, nagu, et meil oligi see kolmik, oligi see, seda oli vaja, see, nagu ütleme, see kolmik oli nii, et üks oli muusika, siis mina olin see nagu korraldaja, on ju, ja siis Jaanus ehitas klubi. Ja ma tõin nagu klubi kohale. Aga ennem seda jah, oli ikkagi nii, et me pidutsesime nagu aasta aega. Et see nagu oleks see sai ahjus olnud ja seda muud kui enne tehti seda taignat tehti, seda tehti ikka nagu hästi. Ütleme, teiskud olid ägedad tegelikult, mille pealt ei teha. Ups oli ja ägedad kohad. Minu inspiratsioon on kindlasti väikesed hulkad oli. Ja kus inimesed olid nagu otsast positiivsed. Et see ongi nagu, mis ma tunnen praegusel hetkel nagu kõige rohkem on puudu. Austriades on see positiivne
selline, aga võib-olla see ongi minu sees, on ju, et ei, no see on palatamatu, kui liiga palju rahvast kokku koolib, noh, ega siis lähebki selliseks, noh. Jah, et lõpeks. Igal ühel on jube palju midagi öelda, oma attitude, liiga palju inimesi, liiga palju arvamusi. Ja siis oli ainult üks arvamus, see nii, et oleme, ja teeme koos ja oleme koos ja see muusika ja tantsmine kõik, et no see oli nagu see, et see nagu lihtsalt vei, nagu oleks olnud mingi laine. Ja siis ma mäletan seda ausalt hästi seda esimest korda, kui nagu päriselt ka nägime, et ja see ei ole kunagi olnud nii, et me nagu mõtlesime, et me teeme midagi, on ju. Et lihtsalt oligi see peo korra, et teeme pidu, on ju. See oli see ainuke asi, mis meid huvitas. Ja siis oli seal, kui me olime seal Island Soundil, et siis kui basically nagu Island Sound tegi lahti ja siis meil oli nagu see Afteka koht seal, kuhu nagu kõik jõudsid see Harakan pesa. Et Harakan pesa sai nagu ametlikuks esimese Island Soundi nagu Afteka, aga no see Afteka muud kui toimus 24/7, eks ole, see oli see pikapäevarühma. Ja pikapäevarühma on ikka tänapäeval veel nagu ikka tuvastatav klubi maastikul. Nad on natsa vanaks saanud ja aga nad oli alles nagu ikkagi veel olemas ja mis see pikapäevarühm siis on? Et see alustasite ju sellest, et see oli nagu Afteka, tekkis siis nimetus Afteka versioonile. Ei, see olid inimesed, vaata, klubi, kuidagi hästi palju see, et 8 lõpeb pidu. No, meil ei ole neid reede õhtust esmaspäeva hommikuni klubisid, on ju. Inimesed tahavad mingi kuskile laiali minna, ära minna, siis mingid oma kampadega kuskile, noh. Et põhiliselt nagu Aftekal käimine, on ju, aga siis mingi kampaga ja siis nagu, noh, see läks nagu selliseks, noh, klubiline asi edasi. Ja sellest tekkis nagu tõesti... Mängiti bussi asja, keegi oli omalt jälle DJ. Võib-olla täitsa tavaline Afteka välk, aga kuidagi selline... Võiks olla nii, et sellest tekkis nagu... Enda jaoks kuidagi mängiti see nagu ägedaks. Et ei olnud mingi suvaline kuidagi Aftekal vedelemine seal, et me oleme mingi Aftekal, vaid me ei ole Aftekal. Umbes nagu klubi nädalavahetus läheb edasi. Tegelikult sama asi väiksemas formaadis, noh. Kes olid pikapäevarühma peamised DJ-d? Ma ei tea. Ei mäleta. Ei, no seal oli, ma oskan nimetada monet, on ju. Ei olnud seal selliseid nagu, ütleme, superstaare, ütleks. Ja välkaveid ei olnud. Ei olnud. Ja no ma ei tea, kas mingi hetkel hakkas olema siis mingi professionaalsed DJ-d ka, aga minu mõelest nagu alguses oli ikkagi rohkem see, et seal mängiti umbes banjot. Ja see oli nagu selles suhtes ja sealt käis läbi inimesi, nagu alguses oli see, et ei no see oli ikkagi see, et seal ikkagi mängisid inimesed, seda ma tean. Ei no pidid olema, sest see vahe kestis mõnikord kolmapäevani. Ja, no nagu hall ka kestis kolmapäevani mõnikord, et siis. Ma mäletan, ühe korda mina jõudsin igastahes 2 korda peale tööd tagasi tulla. Ja tööl ära tulin tagasi. Vaatama. Mul oli üks asi, mis mulle nagu jäi nagu forever meelde, oli see nii, et oli, kas oli uni siis, mis oli seal, mis nüüd on see 9, mis ennem oli 9/11. Ei, uni oli vastas seal sama. Ei, mitte uni, vabandus, oli ulme. Ja ma ei tea, kas see nii, ja siis oli see nii, et meil oli nagu nii kõvad need ulme, nagu, et ulme pani kinni ja siis basically pikapäevarühma oligi nagu isegi ulme nagu kinni nagu panemise nagu Aftekas. Ja siis oli nii, et mingi 100 inimest lihtsalt oligi seal ja noh, et see oligi nagu päriselt selline, et sa võiksid nagu öelda, et kui tänapäeva sa lähed nagu kuskil Berliini, et no inimestes see vibe oli nagu, see oli nagu nii selline nagu erinevaid inimesi igalt poole, et eks ole, Tallinnas no inimesed, kes olid disainerid, kes oli eks olnud, meil olid seal muidugi oma nagu see noh, gei kogukond oli nagu vägagi tugevalt, eks ole, muidugi kaasas koos Guidoga, kes oli ütleme meie üks superstaar. Mitteametlik pealik. Ja siis olid kõik teised, on ju, kes olid kuidagi nagu ühel või teisel viisil
ehitasid nagu mingisugust ühiskonda. Ehk seal oli nagu väga suur selline kirju seltskond. Ja no see nagu lõppeks oligi nii, et sellest sai nii kuulus, et inimesed lihtsalt helistasid meile iga nädalavahetus, et kus te nüüd olete, on ju. Et kõik teasid, et see, kus meie olime, nii siis seal toimus pidu. Ja siis kunagi ei teadnud, et kus me nagu täpselt oleme, sellepärast, et me nagu muutsime neid kohti kogu aeg, on ju. Et ups oli üks, eks ole, ja noh, nagu sa ütlesid ise, tõesti oli veel kohti, aga no minule nagu ups oli see, et mis mulle jäi selliseks nagu... Pigem peab tiksused pärast kontorid kuskil alati, need, kui ei tahetud nädalavahetust lõpetada. Jah. Nii et tundus lihtsalt, et täiskasvanuks olegi eest põhimõtteliselt nagu natukene. Ja siis, kui lõppeks tuli nagu see klubi nagu, et noh, hakkaski tõesti nagu see, et teeme selle klubi, nii natukene ma ütleks seda nii, et see hakkas pihta sellest, kui ups kolis sealt olümpia vastast sinna uuesse kohta ja me kunagi nagu väga seda ei võtanud omaks minu meelest nagu. Ta ei olnud nagu täpselt see sama, mis me olime nagu harjunud, seepärast, et seal samas kohas, kus see olümpia vastas oli, nii seal ei olnud ainult nagu ups, vaid seal oli veel nagu mõned, ta oli nagu täiega selline väga huvitava ja seal oli nagu oma hoovi ja seal oli nagu erinevad sellised nagu ütleme mitteametlikud klubid toimusid, et 3 oli seal, täpselt oligi nagu vastasse nii edasi ja siis nagu tekiski see tunne, et nüüd on nagu puudus see oma koht. Et ma arvan, et see oli väga suur motivatsioon selle nagu klubi tegemiseks. Ja kuna meil sellel hetkel oli nagu the power, no, et kuidagi oli selline nagu magic power oli pea, nii siis piisas ainult, et sa nagu umbes nagu sülitasid mingi mõte nagu õhusse ja siis kohe see juba nagu tekkis. Ja siis tuli maja ja siis et kui me selle maja nagu võtsime kätte, nii siis ma ei tea, kas me 6 aega seda umbes nagu kopitsesime võib-olla. No juuli-august, eks ole, oligi, et me nagu jätsime... 2,5 peagi. Ja siis ja seal oli nagu, noh, ütleme, mingi nagu osa, no oligi pikapäevarühma, tegelikult oli see, kes seda seal ehitas. Noh, kes olid siis Jack ja Renku ka seal midagi tegi ja Karl-Erik Reigi ja Betty oli ja Mirjam oli ja nii edasi, et see oli see nagu see pikapäevarühm, okei, neid oli palju tõesti nagu ja siis aga see, et noh, et ütleme, et noh, selles ühines ka Helis ja et see nagu see, et see päev, kui me tegime nagu lahti, et siis 800 inimest tuli nagu ukse taga, et see oli nagu see asi, mida ei oleks kunagi oodanud. Jah, see oli täpselt see tähendab... me olime lollakad, et nii suurt asja teeme. No. Ja siis kui avamine oli, siis said aru järsku, et tegelikult ja kõik ootasid seda. Suurt kohta. Ja suurt kohta ja seda ja et oli see nagu see väikesed lahedad, aga sul tekis ja seda reivimise tunnet kui sellist, no 30 inimest tantsib, see ei ole reiv, seal need väikeste klubid tantsupõdad veel muidugi kui jube tore kõik, aga see, et sul ikkagi bass ümber, see annab selle reivimise tunde alles. Ja noh, see oli väga võimas et näha, et ikkagi oli selline, see oli mingi hetk nagu ajalooline hetk, ma arvan. Kas ta nüüd oli kõige suurem klubi nagu Eestis, ma ei tea. Ei ole, siin on mingi 2000-si ka olnud. Nagu, et see, et üks suurimaid võiks öelda. No võiks öelda, et ta oli nagu selles suhtes väga eriline, kuna ta tuli nagu sellisest kohast ja ta oligi nagu põhimõtteliselt midagi sellist, mida ma arvan, Eestis ei ole nii palju tehtud nii suurelt, ehk selline DIY. Üksikud reivid põhimõtteliselt ainult nii suured on ju. Jah, täpselt. Okei, aga üritusena nagu. Mis see nagu, võib-olla väike disclaimer ka, et mina olen näiteks olnud halli laps, on ju, aga et minu reaalsus on olnud võib-olla, noh, mis oli halli võlu alati, oligi see, et seal võis olla mis iganes generatsioon, kõigil oli oma lugu, kõik võtsid seda kohta nii, nagu nad tundsid, et neil on vaja seda kohta võtta ja seda öeldes ma võin öelda, et minul oli alati mingi visioon hallist, et see, kuidas mina nägin, kuidas minu sõbrad nägid halli, kõik väga positiivne. Mis see siis nagu pikaajaline ühine visioon oli
siiski ei hallist? olnud kunagi. Või oli see kõik lihtsalt alati nagu see oli nagu elan nagu hetkes, see oli tõesti Carpe Diem päris kaua aega ja ma ütlekski nii kaua, kui see oli natuke lapsemeelne, natukene sellist mõnusat veidad kingid hedonismi. No, mis meile meeldib hedonismi just, et... kõik see natukene midagi jube, mitte midagi jube ekstreemselt. Kõige ekstreemsem oli võib-olla mõned setid vahest kõige kaju. Mis läks kuskile, ütleme, mingi asja äärmuse poole, aga muu oli selline, mõnus miks sellisest. Ma arvan isegi, kui me hakkasime nagu plaani tegema, siis hakkas minema nagu see päris asi nagu kaduma ära mingi viisi, et mulle endale tundub natukene, et nagu see pressure nagu ühiskonna poolt, et sa peadki nagu midagi head nagu tegema kuidagi korrektsemaks või et see peab olema nagu selline nagu kontrollitu või ma lihtsalt mõtlen praegu, et nagu siis nagu hakkas nagu see magic kaduma nagu mingi viisil ära ja siis tekkis igasugused siis hakkas tulema väljapoolt enne väljapoolt reegleid, enne oli seespoolt meie reeglid on ju, siis järsku tegelikult hakkas väljapoolt välisreeglid tulema. Aga mulle keegi ütles just täna telefonis, et nagu sellised hedonismile põhinevad asjad, neil ongi mingi alguse lõpp, et nagu mingi viisi see ongi mõistlik, et me ei teinud seda, et praegu väga palju räägitakse seda, see on mingi muusika asi ja niimoodi ja see muusika ongi see laine, mille sa käid, aga ikkagi lõppeks see on nagu väga palju seotud inimeste pidutsemisest koos, et kui nagu võtab üle siis mingi teine asi kui see keskmine asi, mis on nagu, et inimesed on pidutsenud ka lihtsalt mingi trummiga on ju, või et natukene nagu asi läheb valesse kohta, et hakataks nagu mõtlema, et oluline on võib-olla see tehnika. Nii siis võib-olla nagu kaob see, et mis see tegeline oluline asi on. Võib-olla ongi nagu, mis mul kohe, millega nagu kui ma kuulen sõna hedonism ja see, mis te just mainisite, võib-olla filosoofiliselt öeldes ongi nii, et kõik, mis on selline nagu jumalik, lõpuks ühel hetkel nagu hakatakse seda keelama, sest et see ei sobigi siia maailmasse, et nagu kuidas sa saad nautida, kuidas sa saad olla lihtsalt vaba ja olla inimene, et kohe tekivad mingid reeglid selle peale, sest et mingi kontroll on ju. Naudelda tuleb ka siis lõpuks jälle turvaliselt. Muidugi, inimesele saab aru, aga ja et meil on olnud ütleme, turvalisuse asi ka nii, et ütleme tänapäeval sellest räägime tehnoloogiast, on ju, et tehnoloogia lihtsustab su elu, kas ta tegelikult lihtsustab, tegelikult sul on vaja lihtsalt nagu mingi 100 muud asja mõelda selle jaoks, et nagu sa saaks seda tehnoloogiat kasutada, et jah, selline ülemõtlemine ja üle nagu töötamine. Kindlasti see ka ja siis surved kuidagi, et kuidas peaks olema tehtud asjad või et Ega meid väga pikalt ei huvitanud need reeglid ka muidugi. Ei, meid ei olnud kunagi huvitanud reeglid väga pikalt. Mõned ei huvita siiamaani. Ei. Aga mida ma kuulen on see, et tegelikult teie olete need visionäärid ja loovad ja vabad hinged, kes tahavad siis seda asjale hinge sisse anda, aga et tegelikult seal taga see struktuur ja see, kes neid reegleid järgib, peaks olema keegi teine, on ju, et kuidagi nagu jaotatud niimoodi, et kui see ei ole teie ala, siis teeb seda keegi teine, kuna tegelikkuses... See võib-olla oleks nagu mõistlik. Mingi leivib majandusinimene või raamatupidaja, kõva raamatupidaja peaks kambas olema. Ja keegi, kellel on nagu, et näiteks... Hoia pullikestel silma peal. Et nagu keegi, kes ongi nagu see esindab seda, ütleme seda poolt, et meie esindame tõesti nagu seda teist poolt, me oleme need paakanid, kes panevad seda kuidas võiks öelda, seda elu jõud
toovad elujõudu, jah. Vulkaanid. Jaa. Mingi viis, jah. Mul on vahest siiani tunne, et ma ei saa aru, mis ma seal teen või kuidas või mida ma teen seal. Mis see on, mida ma teen. Teed, aga... Asi kasvas suuremaks üle teie pea, et see läkski kasvas ja kasvas. Ja ideed on palju. Et ma arvan nii, et ma võiks nagu mingi ideemasina nagu ehitada, eks ole, lihtsalt viskad neid juurde, et see, kes on see teostajade nagu hulk see jääb vähesemaks austada, et nende läbiviimiseks nagu see on kindel, et see et ütleme, et kui nagu näiteks mina võiks teha nagu mingi 25 erinevat nagu kontsepti seal mõttega, siis ega ma nagu ise neid teed, ma võtangi seda nagu elust, et sul võiksid olla seal kõik, eks ole, mida me seal oleme teinud, eks ole, käis restoranist, aiandusest kuni ütleme dark roomidest kuni sa võtad neid elust, eks ole, label, stuudio, klubi, kõik see paned nagu see nagu tehas ja mille ümber siis nagu on see inimene vaid teistpidi inimese ümber, sellepärast, et see inimese, tema on keskpunkt on ja siis need kõik muud asjad toimuvad seal ümber. Aga just see nii, et kuidas seda oleks teinud, ma vaatan tänapäeva nagu väga palju asju, et nad on lihtsalt copy-paste sellest, mis me tegime. Et ei ole minu meelest nagu vägagi innovatiivseid asju, et nagu pärast halli küll tekkinud. Päris palju nagu, ma ei ütle, et ainult hall, kindlasti Sveda ka ja kindlasti ka ups ja niimoodi, aga et nagu lihtsalt ongi, et need ideed lihtsalt ongi elus kuskil juba ja siis me tegime, panime nad kõik sellesse ühesse majasse, aga jah, võib-olla me ei olnud need kõige parimad neid ideesi nagu edasi viima. Ja sa oled tõesti alati nagu inimesi üritanud võimestada niimoodi ja anda neile võimalusi, näinud ära, et kes kuhu sobib ja neid seal võimestada. Ma seda ei tea, kas ma nüüd olin nii tupli isegi, et rohkem on see nii, et ma nagu arvan, et selles suhtes sul on õigus, et kes nii ja kes naa, et kas nagu selline, et sa nagu ehitad mingi mõtte, siis sa nagu viid selle mõtte kuidagi läbi, seepärast, et me olime nii jõulised, et ma mõtlesin, siis koos Jaanusega on ju nagu umbes juba ehitati see nagu üles ja siis oligi see nii, et kes nüüd seda ajab, oli nagu minu meelest see, kus see kõik ajas natukene nagu asjad keerulisemaks. Mulle tundus ka see hetk oli tegelikult, mis oli raske tegelikult, et algus oli nagu natuke või hipiga puu tuleb või kokku teeme ja siis mingi hetk pidi see nagu nii-öelda nagu ka professionaalseks minema. Business nagu korras olema, et see oli kindlasti. Sa lähed nagu mingist kommuuni tegemisest nagu firma tegemise peale põhimõtteliselt. Aga millest see nagu tuli, et kas alguses oli ikkagi need nii-öelda välisfaktorid, mis pidid selle asja businessiks tegema, oligi nagu riik või? See on see paratamatu, et sa pikaajaliselt hoiaksid seda asja üleval, et sa suhtaksid maksud ära maksta, teljatele ära maksta, feed ära maksta, see peab olema juba rangelt korras tegelikult. Tegelikult selle alus peaks olema hästi see tausta mitte näha peaks olema nagu hästi korralik selline majandamine. Et see on raske ette minna sellisest nagu me oleme juba lahedad. Aga see ei olnud ainult see, et me ei teadnud kunagi, kas maja jääb. Et nagu see oli üks selline asi, mis ma arvan nagu takistas seda, et meie nagu lepingut oli nii, et esimene kord oli 3 kuud, siis oli 6 kuud, siis oli aasta, siis oli 3 aastat ja siis oligi see, et me nagu läksime edasi kogu aeg sellise nagu prototüübiga. Tehke, et kui oleks olnud nii, et okei, nüüd istume alla, nüüd on see nii, et okei, nüüd me teame, me olemegi siin 10 aastat. Nii siis võib-olla olekski nagu mõtlenud läbi see 10 aastat, aga me mõtlesime lihtsalt tõesti selleks hetkeks. Oleks saanud tehnika välja osta ja oleks saanud kulusid selle läbi tehnika läheb ka katki, et midagi oleks kindlasti pidanud mõtlema. Oleks saanud paremad struktuurid, sellised asjad, aga mida sa teed seal nii väga? Et sa ei ehita võib-olla ka niimoodi. See ei ole ka selline koht, et okei, see maja läheb käest ära, et istutakse
oleks kuskil umbes sama maja võtad, istutad kuskile, kolid ära, paned uues kohas 3 kuu pärast lahti, fine, on ju, aga siin ei ole sellist asja võtta ju, noh. See on nagu hästi nagu, selles mõttes ka hästi nagu majapõhine iseenesest. No see maja oli... Peaks olla nagu idee, on ju, aga tegelikult ka see koht tingib nii palju. Jaa, tõsi. Seepärast, et see maja on ikkagi nagu ideaalne, et ütleme ideaalne nagu asukoha ja sellise vormi osas, aga ta ei ole muidugi ideaalne nagu selle oma ruumi nagu, et ütleme, et oleks esimesel korrusel jah, näiteks, aga ta on teisel korrusel, see juba see võib-olla ei olegi, aga lihtsalt muud ruumid seal ümberringi ja kuidagi see see liikumine kõik, et natukene siis oleks saanud muidugi, kui oleks pikk 10 aastat fine, oleks sissepääsud tagant teid, tänava pealt ära, mingid sellised asjad, sa lähed ikka kuskilt plangu taha ja sealt hakkab see klubimaailm, tänaval on sul graffiti seal ainult, on ju, Aga hedonistile öelda, et 10 aastat hakkad nüüd asja ajama, ongi võib-olla natuke ka hirmutav, et see oli... No sellel hetkel ei oleks olnud midagi hirmutava. See ei kantud midagi, whatever, nagu ma oleks teinud selle ära, ma arvan. Aga tõesti kuulete nüüd seda, et kui palju oli algul inimesi taga sellel, et see jõud oligi läbi selle, et seal oli ümber nii palju aktiivseid inimesi, kes olid hingega siis nii pidudel kui ka teie juures, aga tänapäeval ongi, nii väheks on jäänud ka inimesi, kes väljas käivad, et kõik see on nii väga muutunud, et mis see üldse nagu, et kust see tuli tol ajal selline nagu inimeste kust see tuli? Peale hakkamine. Aga see oli mingid community'd olemas, nüüd on umbes sama, et need UG asjad on kuskil väikestes kohtades jälle, ma arvan, et see käib lainetina. Okei, et me oleme tagasi selles faasis. Ma ei tea seda. Natuke nagu squattimine, et lendab mingi kamp peale, teeb mingi asja, siis lendavad mingid fansid, kinnisvad arendajad. Praegu on suhteliselt selline mainstreamikas see klubimaailm minu mõnest. Mainstreamikas ja siis mulle lihtsalt tundub, et on natukene ka nagu arusaamatus üldse, et mis tähendab klubi. Et see, et inimesed tulevad kokku, hakkavad, et praegu mulle tundub rohkem on see, et inimesed ootavad seda, et nad teevad tööd kellegi jaoks, kes maksab neile palka, on ju. Aga kui sa mõtled nagu underground klubi nagu maailmast, siis see selline asi ei ole päris reaalne. Et see on, mul on nagu see tunne. Ja miks see nii on, see on võib-olla ka sellepärast, et see generatsioon, kes käis läbi, ma ise mõtlen nagu umbes Berliini selle walli seina allatuleku, siis sealt hakkaski pihta selline, et vaatad, inimesed tulevad kokku, et et võtaks mingi seinad maha, inimesed tulevad kokku. Praegu on olnud 30 aastat pluss, eks ole, sellist vabad maailma, mida nüüd ei ole keegi pidanud nagu selles suhtes nagu kuidagi ka kaitsma muud kui sõda, selles me teame, et see on nagu selline tehis kaitsmine, business on ju kellegi business, aga kus kahjuks suravad väga palju inimesi, aga nagu seda, et nagu kaitsta päriselt siis, kui nagu tekib mingi rahu, et nüüd me kaitsemegi rahu, et me ei ole nagu sõjas, nii seda praegusel hetkel nagu pole tunda kuskil. Pole vaja kas iseenda vabadusi kaitsta. Iseenda vabadusi. Oma vabadusi sa ei pea kaitsma. Kõik on loomulik. Sa ei pea kaitsma seda, et mul on õigus olla gei või mingi selline. Aga ma saan öelda, et Ukrainas näiteks on praegu väga, väga hea skene. Just selle pärast. Neil on olnud seal juba pikemat aega ja see, mis seal tuleb olema tulevikus, seda me ei tea. Me nagu seda ma ei oska nagu hinnata, eks ole. Saksamaal on ka hea skene, aga see on ka natuke selline nagu praegu mulle tundub selliseks väsitavaks läinud, et kus on nagu head peod, et võib-olla tõesti Ukrainas, aga see kommentaar tuligi täpselt selle pärast, et nüüd inimesed kaitsevad, et me räägime, et praegu tahavad kokku tulla, peod toimuvad päeviti, on ju, nendel ei ole isegi võimalik või nagu öösiti pidusi korraldada, aga need on lihtsalt nagu intensiivsed ja kõik tulevad kokku, kõik tahavad lihtsalt välja elada ennast. Päris palju praegu mulle tundub, et inimesed nagu ei tule kokku, võib-olla meil, et rohkem ongi seda, et hinnatakse just seda, et nagu, et kuhu kõik lähevad, me läheme ka, aga see, et nagu inimesed tuleks nagu kokku mingi põhjuse pärast.
nii seda mulle tundub väga, võib-olla ei ole. Aga mina näen seda muidugi nagu omast prismast, omast perspektiivist. Ma ei oska öelda, võib-olla noortel on nagu täitsa teine maailm. Nemad natukene rohkem, sul on Eke, kes praegu korraldab pidusi, tal on mingi, Eke on praegu 18, eks ole? Jaa. Et Eke meil seal teeb ruumides, no ütleme sellist, kutsume seda nagu privapeoks, nagu mingi viisil, et see ei ole nagu avalik, et nagu sõpradega teevad, sõpradega teevad ja Jaanus on nagu toetanud seda, et ta on käinud neile seal selgitamas, kuidas peokorraldus on ja aidanud ja kambas ja siis ma saan aru, et ikkagi nad tulevad kokku, et võib-olla lihtsalt on ka praegu see, et on mingi generatsioonide üleminek ka, et need, kes on nagu olnud nii, Neid inimesi ei ole lihtsalt nii palju. Võib öelda, et me tuleme kokku. See on meil alati meie Eesti hädade, Tallinna hädade kriitilise massi küsimus on kogu aeg. Aga mingil põhjusel teie ajal te suutsite, te ütlesitki erinevad community'd. Erinevad community'd tuli ja et meil oli see minimal community oli väga tugev ja siis oli techno community oli väga tugev ja siis minu meelest oli haus ka, et seal oli nagu kõik kolm nagu community'd tulid nagu mingi viisil nagu kokku ja siis ehitasidki selle ühe klubi, et see, mis nagu mul on nagu natuke kurb selles kõiges on see nii, et võib-olla selle klubiga, kuna see ei olnud nagu selline teadlik, et see oligi nii, et see tuli välja, et kui ta võib-olla oleks olnud teadlik, siis ma oleks võinud nagu rääkida nende erinevate community'ga paremini sellel hetkel, et et mis te tahate, kuidas te tahate niimoodi, et me lihtsalt nagu panime edasi, aga me ei saanud nagu aru nagu... See välskus oligi tegelikult, et me juhid, me tegime pidusi enda jaoks, klubi enda jaoks. Et see ei olnud nagu nii-öelda business projekt. Ei, see ei olnud business projekt kindlasti. See tegelikult oli minu põhipõhjus, miks need inimesed tahtsid tulla. Võib-olla see oligi ehe näiteks kuidagi. Huvitav tõesti, et teie suutsite siis need erinevad kogukonnad niimoodi koos töötada, kuna tänapäeval ma tunnen tõesti, et iga kogukond tahab väga eraldi olla, et see on pigem on sellist... et hoitakse oma ette ja... No jah, see on nagu see, et nagu ega me ei tahtunud midagi, ega see ju lihtsalt juhtus, et inimesed tulidki nagu sellepärast, et tahtsidki nagu midagi luua ja siis tuli välja need erinevad asjad, tuli need erinevad nagu sellised väljundid, et sealt väikestest asjadest tulidki suured asjad, üks oli tõesti Hall Island Sound, siis oli Sveda ja siis ma ei tea, kindlasti tuli veel midagi, eks ole, et ma ei mäleta nüüd kõike ka, et huvitav ma 7 aastat tagasi, et nagu see kõik nagu siis tuli ja siis, kui nagu tulid need kohad, nii võib-olla mingi viisil inimesed siis ka jagunesivad siis nende kohtade vahel osaliselt. Sinna tuli hästi palju tuli kõrvalt inimesi juurde, kelle jaoks ja siis tuli kõrvalt. Järsku oli cool oli. Ja no näiteks see halli lõpetamise pidu, no ütleme kutsume see aastavahetuse, et paneme nagu ühe tsükli kinni, nii see oli minu jaoks nagu väga huvitav, keda seal oli, et seal oli küll tõesti väga palju nagu inimesi ja mulle tundus, et väga palju ei olnud sellist võib-olla, kes nagu käivad kogu aeg pidusel, aga neil oli väga selge, et mis nagu hall oli. Et ikkagi nagu midagi on siis sellesse ühiskonda nagu jäetud ja midagi on olnud head kindlasti, et see, et kuidas sa hoiad sellist asja üleval, kui me oleks võib-olla koht, kus elab 10 miljonit inimest, võib-olla tegelikult... 1 miljon Tallinnas ei oleks selline... Võib-olla oleks... Kus oleks juba hakkaks selline... natuke kindlustunne, see oleks suurem. Ja, et siis oleks võib-olla nagu olnudki see, et ei lähegi kinni. On ja, just. Nojah, et tegelikult ongi võib-olla huvitav teada, et kuidas erines siis nagu klubi pidamine tol ajal versus 8 aastat hiljem, et ma saan öelda, et näiteks külastaja perspektiivilt, et ma ei ole nagu selles mõttes, et ma olen kunstnik, mul ei ole kunagi olnud väga suured raha sissetuleku allikad, aga ma saan öelda, et 20 eurot välja käia 5 aastat tagasi, mul oli isegi lihtsam seda leida kui näiteks nüüd.
olgugi, et ma olin noorem, et kuidas see siis nagu erines, et noh, tegelikult su emal oli rohkem raha. Mulle maksti paremini, jah. Anja, ütleme ausalt, kuidas sa aga see ei ole ainult mina. Selles mõttes, et see on ikkagi nagu kõigil on sama. Igal emal oli rohkem raha 20 aasta, vai kui palju see oli? 8. Inimestel oli rohkem põhimõttest raha. Noortel oli ka kindlasti rohkem raha, kui vanematel läks paremini. Ja. Et mina arvan, et see on natuke niimoodi. Praegu see, et raha puudu on jah, kurb tõde. Ja mis sellega teha? Üks variant on, et lähebki pausi peale natuke ja mõtleme läbi. Meil on autos elu, jah? Üldse või? Ei, no ma ei tea seda, aga no selles suhtes, et no lihtsalt nagu pushida midagi selles suhtes, et sa suudad maksta mingi arveid, mis on, noh, see ka ei ole mingi, noh, keegi on otsustanud seda teha. Et meil on olemas Tallinnas nagu head näited sellest, kuidas tehakse selle jaoks teenida raha. Et kuna meil ei olnud kunas, no kahjuks nagu võib-olla öelda, ei olnud see kunagi meie eesmärk. Oleks tahtunud küll, mingi hetkel oli see, et me nägime seda €1 miljonit kuskil. Võib-olla seal algusest oli see rahvas liiga lihtsalt kohal. Aga pigem küsimus ongi, et kas see klubi pidamine siis pidi mingil hetkel muutuma või siis tegelikult see süsteem jäi ikka samaks, lihtsalt hiljem see enam ei töötanud. See kollektiivne nagu mõtlemine, et kui sul on niimoodi, et inimesed tulevad, teevad tööd nagu vabatahtlikuna sellise nimel, et nad saavad nagu ikkagi oma klubi pidada üleval, nii seda me viimastel aastatel nägime nagu ainult osaliselt, et nagu inimesed lihtsalt neil ei olnud enam jõud selle jaoks, et nagu hoida oma klubi üleval, siis nad pidid nagu teenima raha kogu aeg rohkem, et maksta oma nagu elu. Ja siis see nagu vähenes see, ütleme, see vaba aeg, kuhu sa nagu panustasid, ma arvan, ja siis sa pidid nagu kogu aeg nagu rohkem tegema mingit muud tööd, et maksta arveid. Et see on olnud kindlasti üks asi, et see maatriks mingi viisil, noh. Kui sul järsku tuleb sul, muidu maksid 100 € elektri eest kuus, järsku mingi üks kuu oli 8 sotti. Anti pikendust, sa plekkisid seda mingi 3-4 kuud, plekkisid seda ühte elektriarvet, lihtne näide. Ja see mõjutab su 3-4 kuud elust veel tagant järgi. See ei ole see, et kurat, ma see kuu ei lähe peole. 3-4 kuud, kehva minna. Ja teine on see toiduhinnad, et ma iga kord ma mõtlen seda, et pandakse seda Eesti keskmist nagu palka kuskile üles ja öelda, et see on keskmine palk ja siis räägitakse seda, et et nagu majandus nagu taastub, aga ma nagu vaatan seda, nagu mulle see tundub väga nagu selline veider jutt ausalt öeldes, et kui sul nagu mulle tundub... Me ei saa panna klubipiletit 50. Jah. Keegi ei osta neid lihtsalt. Keegi ei saa. Ja kui sa vaatad alustasime 10-ga, nüüd on ka 10 ja 15. Ja, täpselt. 8 aastat hiljem, me ei saa panna 30 isegi. Loilakad võtti nii kallis, ma ei tule. Kuigi kulud on 3-kordistunud. On. Et see, võib-olla nüüd me jõuamegi selle siis raha juurde, et korra mainisite, et te nägite kusagil €1 miljonit, kas see oli nagu vaimusilmas või te nagu reaalselt käis numbriliselt läbi? See oli tema vaade aknast välja. Ta tahtis, et klubi oleks aknad, mis on lahti teha, et ikka tümmakas tänavale ja nautida vaadet. Ja, natuke vaadet on ikka vaja. See ongi see visioon. Meil ei ole seal kunagi miljonit nurgas võtta. Kahjuks mitte, aga selles suhtes oleks võinud unistada edasi, kui oleks olnud mida unistada, aga kui vibe nagu kaob ära, siis väsimus tuleb peale, jõua seda, mainisid ka lühkemal teen. Seal on nagu 2 lahendust, et kas sa väsidki ära või siis teile võib-olla teedki selle nagu taustasüsteemi nii professionaalseks. Ja, nii ongi. Mis ei tohi küll siis nagu higina välja paista, aga
et sul ongi see taustasüsteem nii professionaalne. Jaa, täpselt. Me ei ole need majandusinimesed seal taustal. Selle juurde nüüd tulles, see on väga oluline punkt, siit saab kahte suunda minna, et üks on siis Berliinis Tresor Academy, mis on ka nagu nüüd siis sellele, et kuidas, mis see klubi pidamise business struktuur seal taga siis peaks olema, on ju keskendunud, ja siis samuti oleme meie siin teinud workshop ja järgmine workshop tuleb ka siis just selles see majandusliku skeemi läbimõtlemise peale, et kõik kuulajad ka, kes soovib osaleda, siis kirjutage meile, et me viime läbi siis arvatavasti jälle halli ruumides niisuguse workshopi, kus me mõtleme läbi need skeemid ja üritame koos aru saada, et kuidas siis klubi tegemine professionaalsemale levelile viia lihtsamalt, et kes oleks need inimesed, kellel oleks see piisav teadmine olemas, et need visionäärid saaksid olla visionäärid ja kokku tulla siis, et igaüks teeb oma rida, et ei pea olema üks inimene, kes kõike teeb, on ju. Ja see ei ole võimalik, jah. No, üks võimalus on veel, et sul on nagu ilgelt kõva pealik. Ja. Lihtsalt selline, no, tead, see kodanik tahv, kes nagu jagab käske. Ja. No see on selline ka üks võimalus, aga no nii palju, kui ma nägin, nii see on vaja anyway. Aga ma nägin näiteks seal Berliinis, nii kõigil on omas tiimis ikkagi pakkur ja advokaat. No Perksis on üldse näiteks nagu office, nendel on inimesed, kes tulevad esmaspäeval ülikondadega kohale, lähevad office'isse, teevadki nagu see niimoodi sa peaksidki nagu oma klubi korraldama, et sul ei ole ainult see, et sul on, ütleme, nagu meil oli, ma ei tea, muusikakorraldaja ja ehitaja, vaid siis sul oleks pidanud olema ka seal see pankuri advokaat. Aga sellel ajal, kui kõik on hästi, sa ei mõtle endast. Ei, no meil see ei mõtle nüüd. Mida me mõtlesime, kes oleks võinud mõelda sellist asja, nagu praegu kõik vaatavad seda nagu, okei, te tegite nagu midagi sellist ära, et see oleks nagu tavaline. Tegelikult see ei olnud üldse tavaline, et sul kuskil Noblessnerist nagu tuleb välja 1000 inimese klubi, on ju. Et sellist asja ei oleks keegi võinudki mõelda tegelikult. Ja. Aga kus need esimesed rahad siis tulid, et kas te panite oma rahad meil oli mängu? Nii huvitavas ja meil oli seal kuulus Madisaia, mäletad sa seda. Meil oli nii, et mul oli nagu connectionid seal Noblessneris sellel hetkel, ma tegin nendega üht projekti, millest sai proto siis lõpuks. Ja siis ma vaatasin seda nii, et nad samal ajal nagu lammutasid nagu nende teiste majade, nende vanade majade nagu hall oli ja siis seal oli, neil oli kõikides nendes vanades majades oli nagu mingisugust kraami sees, seal olid põrandaid, seinu ja asjad ja siis nad viskasid neid lihtsalt minema. Neid häid asjad, mida seal olid mingi mööblid, väga palju häid asjad on visatud minema, kui on uuendatud on ju, neid vanu majasi ja siis oli see nii, et kuidagi kõik läks nagu kokku, et me mõtlesime nii, et okei, et teeme siis ettepaneku, et meie oleme need lammutajad, on ju. Et siis me nagu pakume ennast teenusena, et me läheme lammutama seda Peetri 6 maja sisu ja siis, et neil oli vaja see, et see tühjendatakse selleks, et siis nemad saavad hakata nagu kas lammutama terve maja või siis nagu ehitama midagi sisse ja siis me tegime neile pakkumise ja saime sellest 10 000 eurot. Oli see nii, ja siis Madisaia oli meil see professionaalne see firma, kes tegi selle pakkumise ja siis selle 10 000 euroga, mis me saime siis BLRT-ks selleks, et nagu lammutada see sisu sealt, nii siis selle rahaga me siis ehitasime kohalikust materjalist. Kohalikud, et me nagu all recycled, et võtsime mädandasid viskime välja, on ju. Ja, puhastasime. Meeletult mingi 16 konteineri täit, on ju. Ja siis kõik vähegi ehitusmaterjal kasutusse. Just, täpselt, ja. Õnneks katusaid nad ise korda teinud. Ei, nemad tegid just, et see maja nagu see väli nagu fassaad või see, mis oli nagu maja oma, see oli nagu nende poolt, et aga kõik, mis sees on, siis oli nagu meie poolt. Nii et koostöö Noblessneriga algas halli väliselt juba või nagu, et ei olnud ainult hall, vaid et kogu aeg oli mingid
nii-öelda tööd ka teiste majadega? Ei, me tegime ainult halli, selles suhtes me lihtsalt nägime, et seal toimus selline, siis me vaatasime nagu, aga kuna mul olid nagu ma töötasin siis seal selle teise projekti raames, Ivar Piirsalu, kes on olnud meil kogu aeg, ütleme selline toetaja, ikkagi sõber, selle Noblessne arenduse tegevjuht ja siis kuidagi ta nagu, ma ei tea, kus ta siis, tal oli see tunne, et me saame hakkama mingi huvitava asjaga. No 3 kuuks ei olnud väga suur risk ka. Ja siis oligi see nii, et siis me nagu tegime, et kuidas on, et kui me teeks nagu 3 kuuks sinna maja, aga et me teeme nagu ise selle puhastuse. Et nendel oli vaja, et seal oli nagu, seal igades majades, seal oli nagu meetrite kaupa mingi pabereid, dokumente, kõike, eks ole. Ja siis tegin ettepaneku, et me puhastame selle maja ära, et selleks, et te saate siis otsustada, mis selle majaga teha. Ja siis selle perioodi jooksul, siis meile maksti selle eest, et me puhastasime 10 tonni ja siis... millest saime osta, ma ei tea... Toitu. Töötajatele. Tööriistu. Ja tööriistu. Kangid, labidad... need... Värvi, mäletan. Minu esimene projekt oli see Golden Room, tegin seda värvisin. Mis seal ruumides enne siis oli? Seal oli... PLRT kultuurimaja ja siis mingites ruumides tehti ka midagi, mingi allveelaevade juppi. Ja muuseum oli. Ja siis seal oli mingi veider. Tüüpiline nõuka muuseum oli. Ja veider, siis oli mingi laboratoorium oli seal, seal olid mingi veidrad igasugust kraami oli seal, mingi vanad laboratooriumi, need klaaspurgid. Suusaal oli mingi nende aula, ma kujutan ette, oktoobri revolutsiooni aastapäeva puhul seal mingid baabad tegid trillalla-tullalla, tantsisid ja laulsid mingid vene rahvalaule. Vanamehed võtsid vaganurgas viina. Jah, täpselt. Ja siis oli see ladu oli seal taga ja see oligi ladu, see ei olnudki väga muutunud sellest, kui see oli see... No neid rohelisi riiuleid oli see kõik täis, rõdu ja kõik. Vot. Ja vahepeal on klubimaastikuga palju mõjutanud meie kriisiaeg, mis tõi kaasa erinevaid piiranguid. Kuidas see kõik teid mõjutas? See meie lemmikpiirang on see alkoholipiirang, see on olnud ikkagi täitsa see on lihtsalt nii loll, et see kes seda mõttes välja ja mille pärast? Kõlvalt. No ma ei tea, kas oli Kõlvart või lihtsalt mingi... Ei, no oli tema muidugi, sest tema tahtis järgmistel valimistel näidata, et tema ajas joodikud linnast välja. Aga ma ütleks niimoodi, et see on olnud üks kõige lollimaid asja, et ma olen näinud elus. Nagu mingi lasteaeg oleks. Täiega, nagu inimesed, nagu täiskasvanud inimesed peaksid nüüd kella peal nagu võtta endal dringi, no. Mõne vanalinnast tegutseva asja pärast pandi kõigile. Ja siis tekib nagu küsimus, et kes otsustab nagu ja mille pärast. Et ma ei tea, ma arvan, et Itaalias, kust mina tulen, kust nagu, ma ei tea, kasvatatakse veini, viinamarja selleks, et veini teha niimoodi, et ega sa sellele viinamarjale ka ei ütle nii, et kuule, et kasvas siis ainult... Ma ei tea ka. Vähem suhkult. Jah, midagi sellest. Et ikkagi me oleme osa loodust ja kuidagi tundub, et mingi... Vabandust, mul ei ole midagi head öelda. See on puhas poliitiline. See on poliitiline, aga mitte ainult nagu poliitiline sitt, vaid see on ka kriminaalne, ütleks itaallane. No jah, Itaalia. See asi on täiega kriminaalne. Ja ütleks prantslane ka, kui näiteks mina tahaks kell 3 teha ühe šampanjapudeli lahti, näiteks, ja ma olen klubis ja mul on väga lõbus, siis ma ei tohiks seda teha. Nii, kes seda mulle ei, sa võid teha, sul ei tohi müüa. Ma ei tohi juua seda ka. Ei tohi. Ostad ette ära. Kui sa lähed 3.01 lähed, et ma tahan nüüd 2.59 tuli mõte, ma jõuab 3.01 minuni, siis on nagu... Nii, ja siin koha peal ma tahan lihtsalt tuua välja seda, et ma olen nagu elan vanalinnas Viru tänaval, et keegi rääkis seda, et see tehti selle 3 nurga pärast, mis on ka üks täitsa loljakas asi öelda, et enne annad
lubatakse litsentseid, noh, ütleme, et ma elan seal vanalinnas, seal on striptiisi klubid iga teise, eks ole, nurga peal on ja nii, siis seal müüakse igasugust räämast, eks ole, turismi mingi jama inimestele ja siis tahetakse nagu selle kaudu siis kuidagi teha linna paremaks, kui sul on McDonald's nagu esimene asi, kui sa tuled nagu Viru tänavale, sorry. I was happy. Natuke ikkagi. Nojah, ja see kogu seadus tuli ju tegelikult sellest, et väljakutsed tulid ainult ühest kindlast piirkonnast ja nagu Jaanus ütles, et siis pandi kõigile see piir peale. Me käisime linnavalitsuses need koosolekutes. Ja linnavalitsus me käisime ka isegi parlamendis on ju, käisime üleval Toompeal mina ja Jaanus rääkimas ministritega. Ei no, aga see oli lõbus oli. See oli lõbus. Aga ma mõtlen näiteks seda, et, nagu, et mis võiks olla nagu oluline, näiteks kuidas noored söövad. Ma lähen tagasi selle, nagu, et Viru tänava otsas on McDonald's. No vanaline on üldse eri case juba. Suudud piirkond. Ja see on nüüd mure, et inimesed joovad kuskil normaalses kohas. Kontrollitud keskkonnas. Ja nagu vanemad inimesed, nagu need, kes peaks teadma, mis nad teevad. Sa hakkad mingi 30-40 pluss inimestel ütlema, et... Ja sa ei tohi, on ju. Ja siis samal ajal on nagu väga suure probleemid selles, mida nagu nooremad inimesed siis teevad ilma kontrollitumas keskkonnades, kuna nad ei tohi nagu ennast välja elada seal, kus on teised, ja neid pandakse siis sellise olukorda, et nad peavad siis rentima kuskil mingi korterid ja siis seal ei tea, mis seal toimub ja nii edasi, et sellest nagu kunagi ei räägita. Ja siin on ainult ka üks asi, kõik peaksid ignoma lihtsalt seda keeldu. Absoluutselt. Aga kuidas see mõjutas siis nagu alguses? Meid see mõjutas ikkagi, ta on nagu mentaalne, vaat kui sa teed mingi asjaid ja siis sul on näiteks mina, kes peaksin nagu olema see positiivne inimene, kes motiveerib teisi ja siis usaldab ka seda, et sul on nagu, ma ei tea, linnas või riigis sul on nagu inimesed, kes sinuga nagu koos mõtlevad edasi, aga kui sa nagu pead tundma ennast nagu värdjaks, sellepärast, et sa teed nagu kohta, mis peaks olema turvaline inimesele. Ja see antakse sellist sõnum, et sina oled see, kes joodab inimesed täis. See, et sa oledki see koht, on ju, kes peaks nagu lihtsalt tundma ennast nagu happy, et sa üldse olemas oled. Nii, ta on ikka väga mõjutavas, et nagu see on olnud väga halb. Kui pannakse nagu tempel, et sa oled see koht, kes joodab. Ja siis nagu see näiteks võttis mult selle tunde, et kas ma nagu üldse tahan teha seda. See oli esimene koht, kus ma nagu päriselt ka hakkasin mõtlema nii, et kas on üldse mõtet tegelikult nagu ehitada kohta, kus oleks hea olla. Meil on olnud niimoodi kogu aeg, me oleme hoolitsenud oma inimeste eest. Ja tundub, et ikkagi see on nagu midagi vale. Tegelikult see peaks kogu aeg olema mingisugune nagu mingi koht, kus sa nagu teed halba ja viskad minema, paned kinni, oled jõuline ja kui sa tahad ikkagi ehitada jälle seda kohta, kus inimestel oli hea, nii siis sa oledki nagu nõrk. Ja see ei ole okei. Ja siis see oli siis nagu see algus nii nagu kriisi ajale, et see esimene... Koroona oli enne. Oli see enne, ja ütleme nii, et nad hakkasid rääkima sellest alkoholiseadusest enne koroonat. Samamoodi nagu praegu tuleb, eks ole, see käibemaksu tõus on ju. Samamoodi nagu on tulnud mõned muud asjad, mida me ei hakka võib-olla praegu rääkima, kus nagu pandi inimesi, ma ei tea, mingisugustesse gruppidesse, et need on head, need on halvad, tehke endale nii, või tehke endale et lihtsalt inimesi kuidagi võtta neilt see otsustusõigus, nagu nad ei oskaks nagu ise otsustada midagi, vaid on vaja kedagi, kes otsustab nende jaoks väga halvasti.
jah, eks see oli niisugune harukordne juhtumine, et keegi ei osanud ette arvata, kui pikalt see on või mis see endaga kaasa toob, kui tõsine see on. Siis oli nii, et ma pean üldse väga tänama palju selliseid inimesi jälle, kes nagu aitasid selles olukorras, seepärast, et meil on olnud mõned tuleb meelde inimesed, kes näiteks Henri Röösi poolt tuli meelde, ma mäletan seda, kuidas ta võitles selle nimel, et me saime ka toetust, et meid ei pandud kinni ja kindlasti ma pean jälle tänama Noblessnerit siin koha peal, et kuidagi nemad on kogu aeg toetanud. Koroona ajal meil olid ikkagi üks parimaid, ma arvan, nagu maja omanikke on üldse. Ma ei ole kuulnud, et kellegi teised nagu on olnud nii palju abi. Jah, see on üks põhilisi asju, mida teised on ka välja toonud, et kui majaomanikega on head suhted, et siis on asjal potentsiaali, aga kohe, kui hakatakse üksteisele vastu töötama, siis asjal ei ole enam mõtet isegi lahti. Aga mis siis juhtus on see, et nagu ikkagi tühjendati kogu aeg seda sellist väsimus tekib, inimesed, kes nagu teevad ja proovivad nagu teha, et elu nagu käiks. Et ütleme, et see oli see, et meie töö oli see, et nagu oleks kuskil mingi kohad või ütleme mingi energia, et mis nagu toetab seda, et näiteks välismaased turistid või on nad siis noored kohalikud, nendel oleks koht, kuhu tulla ja kus nad saaks nagu omavahel ja siis lõpuks on see nii, et kõikide nende probleemide selline mõju, olgu ta siis majanduskriis või olgu ta siis koroonakriis, või olgu ta lihtsalt see, et ei ole sellist toetust. Või olgu see, et siis kene nagu otsustab ka veel sulle jala tagumikku panna. Täiskasvanuks saada. Täiskasvanuks saada. Jah. Nii siis on see, et nagu väsid ära vaikselt. Et kõik selline nagu klubi tegevus hakkab vajuma ja siis ongi väsitav. Ongi väsitav, jah. Ma lugesin kokku mingi, et seal, et ju arvutasin, siis kui asjad veel meeles olid 2 aasta jooksul koroona ajal, olime normaalselt lahti 4,5 kuud. Saime olla kokku 2 aasta jooksul lahti. Ülejäänud olid kõik mingid sellised lockdownid, pool lockdownid on ju Mis te lockdowni ajal tegite? Ei, me proovisime erinevaid asjoid. Päevased peod olid, on ka, aga ei ole ka. Natuke töötas, aga seal on nagu see, et su töö on palju suurem kui nagu tulem. Ja siis see lootus oli veel siis alles nii palju, et me ikkagi tegime. Ja kes müüs, eks ole, mingi oma vara selleks, et maksta kulusi loljakas. Ja siis tegelikult me just rääkisime täna autos, et oleks pidanud parem kinni panema. Et jah, oskasime õigel ajal alustada, võib-olla ei osanud õigel ajal lõpetada. Ja lõpetada. Aga raske on muidugi minna lasta, kui te olete nii suure asja üles ehitanud, aga tegelikkuses oligi siis koroonaaeg see, kus oli suurim auk. See oli nagu algus. Sealt hakkas pihta, sealt ei ole enam nagu see normaalsed ajad enam tagasi tulnud. Ei olegi. Ja ainult nagu ütleks, ma ei ütle nagu kas hullemaks, sest koroonaaeg oli ikkagi väga hull. See oli nagu mingi film. Siis tuli see alkoholiseadus, siis hakkas majanduskriis, sõjategevus, nüüd on need maksud tulevad peale. Aga koroonal puhul oli natuke see hea, et sa said kuidagi isegi nagu natuke sellele nagu vastu töötada oma päevaste pidudega. Selles oli mingid nagu punki oli selles aja olemises. Aga kui sul on mingi sõda ja majanduskriis ja siis selles majanduskriisis tuli väga välja see konkurents ja selline nagu asi, et inimesed lihtsalt nagu tegid asju, et piletide müük läks, vaata nagu iga nurga peal on mingi koht,
kõik teevad mingid tasuta üritusi, ikkagi meile ei ole see võimalik, seepärast sa ei saa nagu teha klubi, kus sul on tasuta üritusi, kui sul on sul oleks vaja täita ruumi ja siis sa lähed ka selliste asjade peale võib-olla, mis sa ise ei tahaks teha. Hakkadki nagu omiga sellist, no ja noh, see ja siis no... Ja eks see business model on selles mõttes ka habras, et kui sa teed nagu nüüd klubi, siis sul on ju tegelikult 7 päevast 2 päeva teenimiseks. Seda ka veel. Näiteks kui sul on mingi söögikoht, kus sa teed ka pidusid, siis see on nagu ekstra. Ja mingi baar on ju umbes. Ta tegelikult habras selles mõttes on ju oma olemuselt juba. Et isegi mitte nagu kellegi süül, vaid no ja ongi sul 2 päeva. Täpselt, ja siis ei ole seda, et nagu ma ei tea. Aga maksad ikka 7 päeva eest. Institutsiooniline, et ütleme, et okei, et võtame nüüd nagu halli nagu institutsioonina. Me anname neile tegevustoetust. Ei, et me saame küll küsida erinevaid toetusi, aga need toetused on siis üks ühele selle programmiga, mida sa teed, et sul ikkagi toetusi selle jaoks, et sa võiksid hoida näiteks personaali, et sul oleks inimesed palgatud, sellist asja ei ole. Ehk nagu ainukene nagu raha, mis on selle jaoks, et sa maksaksid näiteks mingi artisti tulekut Eestisse, aga see kõik töö, mis on nagu selline, noh, kõik see, mis on see turundus, sul on keegi, kes peab tegelema disainidega, nii see kõik, eks ole, nii see on ikkagi, sa pead leidma selle raha kuskil, selle 2 päevaga see on väga raske teha. Aga mis see siis nagu, noh, võib-olla inimesed, nendel olekski huvitav aru saada, mida tähendab klubi pidamine, mis on meie standardkulud, kui meil, nagu kui sul on klubi, kuhu see läheb? Ei noh, arvesta see, et kui sa võtad näiteks tavalise inimese, tavalise keskmise palga näiteks, tavaline inimene teenib selle 5 päevaga. Kokku siis 4x5, 20 päeva kuus, aga siin sa peaksid selle saama teenima umbes 8 päevaga, peaks saama, noh, see inimene peaks saama nagu mingi normaalse asja, et ära elada, noh. Et noh, seal on see tegelikult nii-öelda need inimesed peaksid saama siis, ütleme, teodes nagu poole vähem raha või palka kui need, kes käivad esmaspäevast reedeni. No. Et seal on hästi lõdud koht, mina ei oska selle lahendust pakkuda, kuidas sellist asja nagu... Ja no proovisime on ju selle restoraniga, siis me proovisime, eks ole, ühe teise kolmandasega. Suviti, kui suvinu töötas, oli selles mõttes nagu, noh... Aga see oligi selleks, et teenida nagu rohkem või nagu vähemalt maksta neid midagi kunagi, vaid just maksta neid kulusid. See oleks inimesed olemas näiteks, on ju ka see, noh. Aga see, et, nagu, et inimesed jäid nagu vähesemaks ja vähesemaks, sellepärast, et tuli kas konkurentsi juurde, kas oli see, et nagu peod ka ei olnud nii huvitavad enam. Noh, ma ei tea nagu... No, aga hästi palju inimesi, kaua sa suudadki. Jaksad, on ju. Sa oled võib-olla mingi 5 aastat see, kes käib peaaegu iga nädalavahetus ja siis hakkad võib-olla käima, noh, korra kuus on ju, siis võib-olla tead, siis tuleb see, kus sa saad üle 3 kuu anda lapsed vanemate juurde ja tulla. Ja siis see on kelu nii-öelda ka tegelikult, mitte ainult see, et kõik oleks halvasti, vaid inimesed ka nii-öelda natuke kasvavad välja sellest. Siin, noh, lõpuks on see, et sa reivid siis, kui puus lubab, on ju. Aga mitte see, kui sina tahad. Nii, ja siis nagu ma mäletan, et kunagi ei olnud mingi, et noh, sul tuleb mingi 1000 eurot, nagu kuus tuleb mingi Facebooki reklaami, et kui oleks võimalik tagasi minna ja üldse mingi Facebooki ei teha, siis ma oleks seda teinud. Ja et meta on nagu ka lihtsalt selline raha. On lihtsalt ja ta lihtsalt võtab ja noh, ja inimesed ilma seda sotsiaalmeediat ei saa, no mina arvan, et tegelikult oleks saanud. Aga sul on nagu see, et lihtsalt kõik teevad samamoodi. Kõik teevad enda samad kulud, keegi ei mõtle nagu ikkagi boksist nagu välja, karvist välja. Et nagu karvist välja tähendab seda, et noh, ongi see, et siis sul on see süda, ei ole see, et sa annad nagu raha mingi korporatsioonidele.
ja see korporatsioonide noh. See on hea lihtne lõks. See on lõks, jah. Lihtne on eventi teha, siis muidugi reklaamid oma, reklaamid eventi ja noh, kus mujal platvormil sa teed nii mõnusalt lihtsalt evendi asju näiteks kui Facebookis on ja lihtne, sa ei pea tagumikult üles tõstma sellest arvuti eest, istud seal, inimesed mõtlevad, et niimoodi sa teed klubi. Istuvad arvuti taga ja lihtsalt teevad evente. Nad ei isegi saa aru. Tellivad artisti, tellivad algsi. Ei ole midagi. Ja et see nagu sellist klubi nagu mina küll ei taha teha. Aastades. Aga kui nüüd olemegi rääkinud nii paljudest erinevatest raskustest, millest on pidanud üle tulema ja läbi minema, aga mis on olnud need mõned momendid või peod, mis on pannud tundma, et tõesti me teeme õiget asja ja võt see oli väga väärt seda. Selles mõttes, et kui sul ikka nii saal on rahvast täis ja mingi mega DJ on peal, siis on ja vai üldse see nagu emotsioon on. Vaatad seda, kuidas inimesed naudivad seda, külastajad on ju, siis on nagu kõige parem tunne on see nagu, kui sa jalutad läbi klubi ja sulle tulevad nagu 10 inimest lihtsalt kallistama ütlema tänud selle eest, et sa ei tea, kuidas on muutunud mu elu. Hommikul algaldekas olles on ju rahvas ära läheb, kõik tänavad on ju, kõik nii läbi väsinud tüübid on ju. Ja see ongi see töö, mille nagu nime sa seda teed, et sa ei teegi seda nagu muu asja pärast, ongi see, et kui sa saad ise tunda seda tunnet, ma mäletan, ma olen istunud seal, vaadanud lihtsalt istudes seal, seal ühest otsast nagu suurt saali ja vaadanud sinne sulesaali poole ja siis lihtsalt vaatad, et see on nüüd see koht, kus nagu tuleb elu nagu kohale, nagu päriselt, ta tulebki nagu kohale pidutsema ja siis ta ongi sinuga seal nagu selles kohas ongi see nagu päris pidu, et kõik on nagu just nagu, et nüüd me nagu tähistame elamist. Ja siis sul seal kõik hakkab liikuma, kõik liigub teistmoodi, see sama valgus, mis tundub nagu mingi hetkel nagu suvaline, nii kõik võtab mingisuguse maagia. Ja ma ütleks, et neid pidusi on olnud ikkagi meil väga palju. Ja me nagu selles suhtes me ei saa öelda, et ei läinud hästi. Selles mõttes, et jah, peod on head olnud. See on... isegi kui on need, alati lohustunud, kui on vähe rahvast. Vähemalt need, kes tulid, nendel oli äge. Oli, jah. Et see on nagu okei. Bäkkarit on ka olnud väga ägedad ja head bäkkarit. Me tahtsime ka tegelikult küsida selle kohta. Bäkkarite kohta või? Jaa, et nagu mis see bäkkari filosoofia on, et sellel on lihtsalt midagi nii müstilist ja lahedat, aga see on alati olnud selline, et nagu sa ei saa sinna nii sama. See ongi see, ma arvan, see asi, miks see teeb seda nagu lahedaks. Et nagu bäkkari peab olema see koht, kus ka see kõige raskem, ütleme, inimene, kes ei tavaliselt suuda nagu ennast tunda paremini, ta saab tunda ennast, et ta on seal turvalisena, et on see sibula, see sisemine koht. Ja, eks sinne kõik jõuavad. Aga siukeseid erinevaid leveleid on siis ligipääsetavuse mõttes on olnud veelgi, Mesilal oli ju ka oma asialgu. Alguses oli, See oli väga naljakas. Ja see oli mingi katsetus, see Mesila Afteka. Kus see tekitas inimesed meeletut huvi tegelikult, See oli siis, kui meil oli julgus teha, et kuidagi meid võtti see julgus mingi hetkel maha, kust see tuli see, et meid tehti nagu... See hakkas siis, kui minu meelest hakkas nagu see sama peale, kui toonast vähem rahvast käima, sa ei saa enam valida inimesi. Sul on see, et sa hakkad hirmud tegema, hirmud võtavad sult julguse maha. Tegime julgemalt tegime ennem face controlli, aga siis, kui sul on see kriitilist massi täis ei tule, siis ja siis sa ei tee enam seda face controlli nagu nii rangelt ja siis saad aru, et kui ei tee seda rangelt, siis ei ole üldse mõtet teha et mul nagu ühelt poolelt on nagu hea meel, et praegu on selline nagu vaikuse periood. Sa mäletad, kuidas tuli kõige suurem tung üldse halli
peale seda, kui oli esimest korda hästi pikk 2-tunnine järjekord. Ja siis oli see, et linna peal siis levis see sõna, et kuule, sinna ei saagi niimoodi lihtsalt sisse ja siis see rahvas hakkad jõudsalt tahtma. Aga siin ma tahan tänada Nina Anneli-Kanovot, kes tegi ikkagi Eesti esimese nagu professionaalne face controller kindlasti. Ja, et selle ka tegime ära ja noh, aga see jah, kuidas järjekord tootis järjekorda, see oli nagu täiesti müstiline. Nüüd, kui on see koht, et me võime öelda, siis Karl-Erik Leik, kes meil siin ei ole täna, siis peaks teda kindlasti mainima, et tema on olnud meie nagu üks kõige olulisemaid alustaja isikuid, kes terve halli brändi ja ei ole keegi suutnud paremini teha. Tema on ikkagi meie brändi looja. Ja ikkagi Oota, mis see tänamise koht on nüüd või? Ja ma tahan tänada, Artur Lääts oli ka päris Artur ja meie muusika väga hea. Ja kui vets läks katski, siis tuli kes? Helis Heiter ja Elena Taal on käinud vetsud ja Mihkel Kõrvis. Mihkel tõi veemajja issakene. Vetsud kätki mina on olnud Geo ajal kätpidi tolus. Ja olid ajad. Ei no ajad ja siis no muidugi Meelist peab ka teama, et ta on jaksanud, eks ole, 100 aastat isegi pärast kõige raskemat ajad ikkagi Meelist tegi ära, on ju. Et noh, neid inimesi, keda öelda, mainida on palju, kes on ehitanud, kes on olnud vaaris, kes on olnud ukse peal ja kes on olnud ukse taga. Kes on olnud tegelikult DJ-d, et need, kes on ikkagi pannud inimesi tantsima, nad on olnud väga ägedad, kõik nii vinüülid kui mitte, et lemmik, et mul on olnud selliseid, ma olen ikkagi päris palju pidutsenud päris maal ka, et parimad pidud Tallinnas nagu või hallis. Nii nad olid ikkagi same level than the best clubs in the world, et ei saa öelda, et ei oleks olnud. Kindlasti, jah. No ma võin seda kinnitada sellega, kui ma tulin salaja teile Aftekale mängima ja siis te 10 tantsisite laudade peal suures saalis. Järsku ma panen oma selle USB pulga sisse ja siis keegi ei saa isegi aru, et ma mängin mitu tundi. Ma lihtsalt olin seal ja te olete omas mullis kuskil, ma ei tea. Aga see oli nagu kadestusväärne, ma ütleks, et nii nagu ilus energia. Küll ta võib midagi kunagi võib-olla kokku tulla uuesti, aga no selles suhtes ei saagi kõike kogu aeg teha samamoodi. Just. Aga ma mäletan, me saime kokku sügisel ja rääkisime, istusime laua taga, mõtlesime, kust saada raha, et maksta võlgasid ja siis oli ikkagi vaja teha otsus. Kuidas sa sinnani jõudsid? No kui sul hakkab olema see, et pidu on miinus nagu järjekordselt. See kulu lõputult juurde toota sa miinust. Ei saa enam teha miinust ja siis sa pead lihtsalt nagu otsustama mingi hetke, et okei, et nüüd on nagu aeg. Ja noh, keegi ei ütle, et sellest ei oleks võinud saada plussi, aga lihtsalt mitte mina. Ma ei olnud enam võimeline. Aga kui võttagi nüüd teie enne halli alustamist versus teie pärast, siis kas siis läks raha taskusse? Kus see raha? Mis hall kuidas ma olen ainult kaotanud raha, aga see on ikkagi olnud miinusprojekt kahjuks. Aga mis me saime siis sellest? Mina olen 1 korda palka saanud. 1 korra. 2 eurot Niina maksis mulle. Ma arvan, et ma ei ole saanud ühtegi korda. Ma vaatasin, maksis palka ja siis ma ei saa, et Niina maksis mulle 2 eurot. Ma ei ole palka saanudki sealt. Selle pealt ma makse ei maksnud muidugi. Jaa, et ütleme, et tegime nagu elu parima peo. Aga maksite vist peale? Ei, no tavaliselt ikka peo eest maksad. Keegi peab maksma ju. Jaa. Aga see tasuta pidu, nii see on ikka mingi jama. Free Rave oli tegelikult äge peale. Ei, no selle me tegime, aga meie ikkagi maksime. No jah. Ja, et korraldajad, Aga see on tasuta pidu, Free Rave oli väga äge pidu. Ja, see oli hea, see oli väga hea. Peale koloonat. Õigemini see oli vist mingi koloona vahe. Paar korda tegime, sellest ka tulid tänu oma inimesed. Et see ongi nagu see probleem, et nagu klubikultuur nagu ei ole
nagu see ei põhine sellele, et sa nagu rahastad inimesi. Ja siis, aga no sa peaksid nagu ikkagi suutma selle pöörama kasulikuks. Ära elatavaks teha selle süsteemi. Ja. Sest eks meil üks suur viga ka, meie klubi ei ole selle peale, et müüa hästi palju alkoholi hästi kiiresti, hästi paljudele inimestele. See on näiteks, mis ma loen neid mainstreamikaid päris hästi üleval. Ja, täpselt. Nii et nüüd on siis see küsimus, et miks, sellepärast otsustasite halli justkui selle tsükli kinni panna, et ei olnud mõtet enam. Ei, see ei ole nagu mõte, et kui sa ei taha, nagu päriselt see on nagu mõte. Pigem see, et head mõtet ei ole. Ja siis mina olin küll väsinud. Ja et ma 7 aastat üleval pidanud seda. Ja siis, kui mul hakkas ümberringi olema nagu lihtsalt õnnetuid inimesi, sellepärast, et me ei suuda nagu maksta neile korralikult palka, nii siis ei ole mõtet ka sellist asja, sellepärast, et kui sa teed seda, siis see peab olema sellepärast, et sa tahad seda teha. Ja et nüüd, et kas see oleks nagu, et kas seda võib nagu uuesti käivitada kindlasti. Ja see ei ole üldse mingi probleem. Ma pigem arvan, et nagu see kuidagi tunne on, et mingi hetk on see, et nagu pigem läheb käima uuesti. Nagu alati. Pigem alati tuleb tsükkel. Ja siis tunne on hea, mälestused head, oskuseid on. Ma arvan, et nagu kui nüüd alustada nii-öelda jälle kuskil mingi, et siis teeks paljud asjad targemalt juba. Aga väike paus, ma arvan, on tere tulnud selleks, et nagu üldse mõelda läbi. Et inimesed hakkasid igatsema UG-skenet. Jah. Natuke rohkem. Ja ise hakkaks nagu igatsema. Ma arvan, et see on nagu veel olulisem ka, et nagu ma olen terve oma elu kasvanud klubides, basically. 87 meil väiksed mõtted on meil juba olemas ja me mõtlesime vanainimeste reivile juba, mõtlesime nime välja. Ja teine asi 100-aastane, kes hüppas aknast alla ja läks reivima. Tead seda Rootsi filmi 100-aastane, kes hüppas aknast alla, on selline mingi väga lahe. Et alustame siis niimoodi. Nimi on juba olemas, nii et vaikselt läheb. Tuleb uus tsükkel. Nii et ärme siis küsi, mis on halli tulevik, aga mis teie, nagu et mis nüüd on nagu teil? Ei, mina üldse mingit tulevikku praegu midagi ei taha ei rääkida ega olla, ma tahan lihtsalt elada üle selle perioodi nagu järgmised mõned kuud, et saada omad asjad nagu korda ja panna see pealtükk on see eesti keeles ja kinni. Et alustada midagi uut. Et sellepärast ma ei plaani ega ei tee. Ma olen väga ettevaatlik praegu selle hetke, ütleks niimoodi. Et ma ei taha midagi ennast anda kuskile. Arusaadav. Eriti lubadusi. Ei lubadusi ega ennast üldse. Ja, et esimest korda hakkasin mõtlema mingi huvitava tee. Ja, esimesed nagu pikka aega ei ole nagu jõudnud nagu enda peale mõelda. Ja. Aga nii on õige, selles mõttes, et peabki ennast lõpuks valima. Võib-olla siin järgmised teevad. Jaa, ta ongi me kogumegi infot, vaata. On vaja noori nüüd. See on tegelikult market research. Avalik market research, kes tahavad liituda. Ma arvan, et me üritame ka leida seda sügavust, et tõesti ühel hetkel jälle mootori käima panna nagu. Aga me ei tea, mis kujul, lihtsalt praegu on oluline need jutud arhiveerida, sest et tegelikult on vaja inimestel teada, mis tegelikult kogu aeg seal kardinate taga toimus. Paljud inimesed nägid ainult ühte asja, näiteks üks huvitav asi, need inimesed, kes tulid aastavahetusel, tõidki väga hästi välja, et olid inimesed, kes on alati käinud, aga mida nad tõid välja oli see, et nad käisid alati ainult suurtel pidudel. Nad ei teadnud, et iga nädalavahetus on reede, iga laupäev on pidu. Ehk siis nüüd ongi vaja aru saada, et mis nagu struktuur töötaks klubi mõttes. Kui sa tead, et sul on ikkagi mingi kogukond, kes käib, aga nad ka ei jaksa ju iga nädalavahetus. Ei, ma arvan, et see nagu on vaja mõelda need nädala sees olevad
tegevused. Ma arvan küll jah, et see nagu Eestis küll tundub, et on vaja miinimum 4 päeva nagu nädalas tehas. 3 kohta algab pidu ja esmaspäeval lõpetab. Täpselt. Nii see töötab ja. Ja Jaanus, millega sina tegeled, kuhu sina ennast lubad, ei luba? Ei no mina siin mõtlen, et ma pean ikka halli käima. Salaplaaniga on sul iga päev hallis. Ai, praegu vist tegelikult. Mul tundub, et kuidagi see mingi backup vibe on ka kuidagi ei ole praegu õige aeg veel. Et see kuidagi, ma ei tea, mingi rõhuasi on õhus kuidagi. Või mingi selline, igal pool on nagu, kõigil on natukene selline halb olla kuidagi. Mitte ainult nagu tuttav, kuidagi igal pool tunned nagu seda mingit halba vibe'i kuidagi. Juuse kuidagi alati on selgind. Ja, ma arvan, et hoiame madalat profiili natuke aega ja siis paugutame, kui on aeg jälle. Just. Aga hea on kuulda, et ikkagi lootust alati on. Ja see on kõige olulisem. Ja ei, me ei vihka seda maailma. Jah, et nagu vahet ei ole, mis juhtub ikkagi see, nagu power on, võib-olla nüüd on kuskil siin, aga see on ikkagi tugev. Ja no me ikkagi oleme nagu päris asja, ei ole mingi turistid. Ja, ma ei ole turist, me olen siin. Ei ole turist, me oleme nagu päris. Ja, süda muutus härdaks neid lugusid kuulates, aga ja, see paus on oluline. On. Vaja pausi. Aitäh teile tulemast. Aitäh teile. Hea sissevaatlik vestlus oli. Aitäh jagamast. Mustlad käima. Pandi juba muusikat peale ja davai, peoks läheb. Nüüd on aftekas.